2025 aasta on tulnud ja läinud ning kogu aasta jooksul nägime palju mõistatusi esile kerkimas. Mõned neist lahendati, samas kui teised jätkasid uurijate frustreerimist. Kuid nii nemad kui ka ohvrite perekonnad jäävad lootma, et lähikuudel leitakse mõned vastused. Number 20. 79-aastase Shihua Shu kadumine on vaid üks paljudest 2025 aasta lahendamata kadumisjuhtumitest. Tema perekond on korduvalt pöördunud avalikkuse poole palvega anda teada, kui kellelgi on infot tema viimaste liikumiste või praeguse asukoha kohta. Kuid tänaseni pole leitud ühtegi täiendavat vihjet, mis viitaks sellele, mis temaga juhtus. 2025 aasta detsembris tuvastati, et Shu põeb dementsust, mistõttu hoolitsesid tema eest abikaasa ja poeg, kui ta elas Great Neckis, New Yorgis. Kõnealusel päeval lahkus ta majast, mis asub Oakley tänaval umbes kell 15:00. Võib-olla läks ta jalutama, kuid ta ei tulnud tagasi. Tema perekond hakkas tema ohutuse pärast muretsema, kuid kui nad ei suutnud teda leida ega temaga ühendust saada, pöördusid nad samal õhtul politsei poole ja esitasid kadunud isiku teate. Nad selgitasid, et Shu räägib vaid vähesel määral inglise keelt ja tema seisundi tõttu võib tal olla raskusi tee leidmisega koju. Kahjuks ei olnud võimalik Shud tema mobiiltelefoni abil jälitada, sest ta jättis selle koju, kui ta päeval lahkus. Lisaks ei olnud kasu ka tema tossudesse paigutatud asukohamärgist, sest ta ei pannud neid jalanõusid jalga enne kodust lahkumist. Tuleb märkida, et see ei ole esimene kord, kui Shu on kodust ära eksinud, kuid see on esimene kord, kui ta ei võtnud endaga kaasa mingit jälgimisseadet ning arvatakse, et ta lihtsalt unustas seda teha. Viimastel aegadel on ta kodust eemal olnud kõige kauem 12 tundi ning sellel korral suutis ta iseseisvalt tee tagasi koju leida ilma igasuguse abita. On tõsine mure, et Shu võis pere juurest eemal olles segadusse sattuda või desorienteeruda ning ta võib praegu püüda teed tagasi koju leida. Kuna ta räägib peamiselt mandariini keelt, võib tal teistega suhtlemisel raskusi tekkida. Tema perekond on samuti väljendanud hirmu, et Shu võib olla sattunud tervisehäda olukorda ning lisanud, et kui talle abi pakutakse, võib ta sellest keelduda. Avalikkusele tehtud pöördumises ütles tema perekond, et Shu kõnnib tavaliselt kiirel sammul ja teda võib sageli näha endamisi rääkimas, mis võib aidata tema tuvastamisel. Võimud on palunud Great Necki piirkonna elanikel kontrollida oma turvasüsteeme juhuks, kui Shu peaks seal nähtavale ilmuma. Kui selline salvestis saadakse, võib see aidata kindlaks teha tema viimased liikumised. Uurijad lisasid, et ta võib proovida omal käel Queensi, täpsemalt Bayside'i piirkonda jõuda, kuid sellest piirkonnast pole tema kohta teateid laekunud. Ja samal ajal on Nassau maakonna politseiosakond palunud kõigil, kellel on teavet Shu asukoha kohta, võtta nendega ühendust numbril 516 57 37 347. Number 19. 79-aastane Michael J. Small on olnud kadunud Abingtonist, Virginiast alates 2025. aasta märtsist ning politsei on tema heaolu pärast üha enam mures, kuna tema kadumisest saadik pole temast ühtegi märki leitud. 2022 aastal kolis Michael Green Acresi hooldekodusse Abingtonis pärast seda, kui tal diagnoositi dementsus. Ja seal sai ta vajaliku hoolduse ning on seal elanud viimased 3 aastat. Kuid tema kadumise ajal oli tema perekond otsustanud ta teise asutusse ümber paigutada. Aga enne, kui nad seda teha jõudsid, teatati neile, et teda pole enam seal ja asutuse töötajatel polnud aimugi, kust alustada. On oletatud, et ta võib püüda jõuda Põhja-Carolinas asuvasse Charlotte'i, kus ta elas enne asutusse sattumist. Ja tema diagnoosi tõttu võis ta eksida ning ei suuda nüüd enam tagasi tee leida. Arvestades tema vanust ja tervislikust seisundit, peetakse Michaelit riskirühma kuuluvaks, kuna ta ei pruugi olla suuteline enda eest hoolitsema eemal oma perekonnast ja hooldajatest. Seetõttu on ülioluline, et ta leitaks võimalikult kiiresti, et teda saaks turvaliselt tagasi tuua. Tänu hiljem politsei poolt saadud turvakaamera salvestistele on teada, et ta lahkus Green Acresist üksi ja jalgsi 24. märtsil 2025. Salvestis näitab, kuidas ta lahkub sel päeval umbes kell 16:00 ning üks pealtnägija teatas, et nägi teda samas piirkonnas Michaeli apteegi juures umbes kell 18:30 õhtul. Kui küsiti, miks ta võiks proovida Charlottesse reisida, ütles tema perekond, et tema õde elab selles piirkonnas.
Ta oli varem rääkinud sinna reisimisest ning oli muutunud nii kinnisideks oma õe taasnägemisest, et kandis alati tema aadressi taskus, kuhu iganes ta ka ei läinud. Pärast tema kadunuks kuulutamist korraldati otsingud ja selles osalesid Abingdoni politseiosakond, Washingtoni maakonna, Virginia, šerifibüroo, Virginia osariigi politsei, Abingdoni tuletõrjeosakond ja Virginia sotsiaalteenuste osakond ning mitmed teised. Michaeli tütar Carrie ütles uudisteväljaandele, et tema perekond oli samuti korraldanud oma otsinguid Bristoli piirkonnas, kus nad rääkisid kohalike kodututega lootuses, et keegi on teda näinud. Ta lisas, et Michael oli harjunud pikki matku ja jalutuskäike tegema, nii et ta võis olla jõudnud juba üsna kaugele, enne kui keegi märkas, et ta üldse kadunud on. Tema perekonnal on nüüd otsitavad piirkonnad otsa saanud ning nad paluvad, et kui kellelgi on ettepanekuid, kus nad võiksid veel otsida, siis palun andke sellest teada. Carrie selgitas, et Green Acresi elanikud võivad vabalt tulla ja minna, kuidas soovivad ning lisas, et alati kui Michael oli varem omapäi jalutama läinud, oli töötaja suutnud ta üsna kiiresti üles leida ja tagasi asutusse tuua. Seniks on asutus võtnud perega ühendust, et vabandada Michaeli kadumise pärast ning omanik on otsustanud pakkuda $1000 suurust preemiat igaühele, kes annab teavet, mis viib Michaeli leidmiseni. On teada, et Michaelil esineb lühikesi selguse hetki ning kardetakse, et mõni autojuht võis ta ühe sellise hetke ajal peale võtta. Kui teil on teavet tema asukoha kohta, palutakse teil võtta ühendust Washingtoni maakonna dispetšikeskusega numbril 2767 627. Number 18. Kui keegi kaob loodusesse, tuleb ta võimalikult kiiresti üles leida, eriti kui tal pole piisavalt varustust ja toitu, et looduse tingimustes pikemat aega vastu pidada. Seetõttu on 59-aastase Robert Weaveri perekond meeleheitel ja ootab igasugust vihjet tema võimaliku asukoha kohta ning võimud on seda meelt jaganud, öeldes, et neil on tõsine mure tema ohutuse pärast. Robert töötab rahvusparkide teenistuses, seega on tal palju kogemusi looduses viibimisega. Kuid asjaolu, et ta pole sõprade ega perega ühendust võtnud, on neile palju ärevust põhjustanud, sest tema järsk kadumine ei ole talle omane. On teada, et 24. juunil 2025 viibis Robert Dorishani lahe avalikus kasutuses olevas majakeses, mis asub Skylace'i järve lähedal. Ta ei olnud tööl ja oli otsustanud oma vaba päeva veeta majakeses. Tema ema ütles hiljem uurijatele, et Robert helistas talle ja kurtis, et ta ei naudi oma aega majakeses. Ta mainis, et otsib tõenäoliselt mõne teise koha, kus saaks matkata ja ütles, et liigub tõenäoliselt Kena jõe ülemjooksu piirkonda. Niipea kui teatati tema kadumisest pärast seda, kui ta ilmunud oma vahetusele, alustati otsinguid koeraüksuste droonide, helikopterite, parvede ja paatide abil, kuid alguses ei leitud Robertist ühtegi jälge. Siis 28. juunil leidsid otsijad lõpuks oma esimese vihje. Roberti seljakott avastati Ülem-Kena jõe piirkonnas pärast seda, kui see jäi palkide kuhja vahele kinni. See viitab sellele, et ta viis oma plaani leida uus telkimiskoht ellu. Tema auto leiti 1. juulil, kuid sõiduki läbiotsimisel ei leidnud uurijad midagi kasulikku. Seejärel viidi otsingud läbi Ülem-Kena jõe piirkonnas, kuid taas tulutult. Kui uurijad on väljendanud arvamust, et ta võib endiselt selles piirkonnas olla. Otsingud lõpetati ametlikult 24. juunil, kuid võimud on teatanud, et tulevikus korraldatakse veerotsinguid. Neid viivad läbi Rahvuspargi teenistus ja Alaska osariigi pargid koostöös Alaska osariigi politseiga. Roberti ema on sellest ajast alates alustanud GoFundMe kampaaniat, kuna Roberti isiklikud asjad ja sõiduk tuleb koju tagasi tuua. Pingutus, mis tema ema sõnul läheb neile palju maksma. Praeguseks on kampaania kogunud veidi üle $2000. Ta lisas, et on kirjutanud presidendile ja oma osariigi senaatorile Jerry Moranile, et paluda saata professionaalsed sukeldujad piirkondadesse, kus Robert võib olla, kuid pole vastust saanud. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on teavet Roberti juhtumi kohta, palutakse teil võtta ühendust Kenai rahvusliku looduskaitseala peakorteriga numbril 907 262 7021. Number 17. 63-aastane Freddie Van Valkenburg kadus 2025 aasta teisel poole, kuid tema juhtum on endiselt lahendamata, kuna tema perekond, sõbrad ja võimud ei ole suutnud teda leida. Ja nad on palunud avalikkuse abi, lootuses, et tema juhtum lahendatakse.
Selle aasta novembris elas Freddie Port Charlottes, Floridas ja teda nähti viimati lahkumas oma majast, mis asub Bear Avenue'l. Ta pidi tööle tagasi minema 2 detsembril, kuid ta ei teinud seda. Kui Freddie perekonda teavitati tema puudumisest, võttis tema ema ühendust politseiga, et esitada kadunud isiku kohta avaldus. Ja sellest ajast alates on võimud teinud kõik endast oleneva, et teda leida, kuid väga vähese eduga. Kummalisel kombel ei teatanud tema naine tema kadumisest, kuigi ta ei tulnud koju nagu plaanitud ning tema tervise pärast tuntakse tõsist muret, sest Robert peab iga päev insuliini võtma. Arvatakse, et selleks ajaks on tal insuliin otsas, seega on väga oluline, et ta leitaks, et ta saaks vajaliku ravimi kätte. Võimud on öelnud, et mõned Roberti juhtumi aspektid tunduvad väga arusaamatud ning tema poeg Dylan on lisanud, et tema isa kadumine on tema jaoks kahtlane ja iseloomule mitteomane. Pärast kadumisest teatamist otsis politsei läbi Freddie ja tema naise maja ning sealt leiti tema rahakott, auto ja võtmed koos mobiiltelefoniga. Pole teada, miks ta lahkuks kodust ilma nende asjadeta, eriti ilma telefonita, kuna ta tavaliselt hoidis perega ühendust. Kui ta oleks telefoni kaasa võtnud, oleks seda saanud kasutada tema liikumise jälgimiseks, kuid see pole võimalik. Võimud viisid läbi mitu otsingut Veterans Parki piirkonnas Edgewateri lähedal, kuid isegi otsingukoerte abil ei leitud ühtegi vihjet. Tuleb märkida, et pärast Freddie kadumist leiti paari kodust märkus, kuid politsei on keeldunud avaldamast, mida sinna kirjutati või kas ta oli üldse selle autor. Kui teda viimati nähti, kõndis ta Bear Avenue'l oma maja lähedal, kuid tema edasine liikumine on endiselt teadmata. Dylan oli üllatunud, kui sai kõne kohalikust šerifi büroost, kus talle teatati, et tema isa on selleks ajaks juba 3 päeva kadunud olnud. Tema onu Randy oli see, kes lõpuks esitas kadunud isiku kohta avalduse ja siiani pole teada, miks Freddie naine seda ei teinud, kui mees koju ei tulnud. Kuigi tema kadumine tundub perele kahtlane, on politsei öelnud, et nad ei kahtlusta Freddie juhtumis kuritegu ega usu, et sellega on seotud mingi kriminaalne element. Kõigil, kes on Freddit näinud või kellel on tema juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Charlotte'i maakonna šerifi bürooga numbril 941 639 2101. Number 16. 69-aastane Adib Eddie Rohana on hästi tuntud Shenango, New Yorgi Vestali kogukonnas. Tema kadumise ajal oli ta selles piirkonnas elanud 3 aastakümmet ning tema ettevõtte kasutatud autode müügiesindus nimega Cars R Us oli piirkonnas tegutsenud 20 aastat. Seetõttu on tema järsk ja seletamatu kadumine kogukonda šokeerinud, kuid hoolimata nende ja uurijate parimatest pingutustest pole teda siiani leitud. Politsei on nüüd palunud kõigil, kellel on tema juhtumi kohta teavet, sellest teada anda, et Adibi 5 lapsel oleks lõpuks võimalik leida mõned vastused, mida nad otsivad. Viimati nähti Adibi 11. jaanuaril 2025 umbes keskpäeval, kui ta viibis oma automüügisalongis, mis asub Upper Front Streetil. Tema perekond muutus murelikuks, kui ta sel päeval koju ei tulnud ja kui nad polnud temast ka 14 jaanuariks midagi kuulnud, otsustasid nad pöörduda politsei poole ning esitada kadunud isiku teate. Üks esimesi samme uurimises oli tema telefoni andmete kontrollimine ning üllatuslikult avastati, et Adibi telefoni andmeid uuendati kell 18:00, tema kadumise päeval, kui see asus autokaupluse läheduses. Vaid mõni minut hiljem lülitati see välja ja seda pole sellest ajast saadik enam sisse lülitatud. Pärast seda, kui tema perekond pöördus emotsionaalselt avalikkuse poole, saadi mõned vihjed ja neid kontrolliti, kuid ükski neist ei viinud Adibi leidmiseni. Detektiivid on läbi uurinud kõik kättesaadavad andmed, et kokku panna kadunud mehe liikumised pärast seda, kui ta lahkus autokauplusest. Kuid ühtegi kasulikku turvakaamera salvestist pole leitud ning endiselt pole teada, kas ta lahkus omal soovil või oli ta kuriteo ohver. Uurijad on kindlad, et keegi Vestali kogukonnast teab, mis Adibiga juhtus, kuid nad pole välja tulnud, mistõttu on uurimine jäänud seisma, kuna rohkem vihjeid pole leitud. Et julgustada kõiki, kellel on kasulikku teavet välja astuma, on tema perekond pakkunud $20,000 suurust preemiat kõigile, kes aitavad politseil Adibi üles leida. Kuid hoolimata sellest suurest preemiast pole keegi sellist teavet jaganud.
Kõik, kes on näinud Adebit või saavad aidata politseil teda leida, peaksid võtma ühendust Broomi maakonna šerifi büroo vihjeliiniga numbril 607 8196. Number Vastazed. On tõsine mure 36-aastase Eric Thomas Putnami heaolu pärast, kes on kadunud alates 4. aprillist 2025. Uurijad on avaldanud tema juhtumi kohta nii palju üksikasju kui võimalik ning mõned neist on väga murettekitavad. Eric on pärit Otsalast, Floridas ning kadumise ajal töötas ta Merriam Pneumatics and Hydraulics ettevõttes, mis asub Magnolia Avenue. Teda nähti seal oma vahetuse ajal tema kadumispäeval ning ükski tema töökaaslastest pole teda sellest ajast saadik näinud ega temast kuulnud. Erikuju juhtumi kohta on väga vähe üksikasju teada, kuid on teada, et tema turvalisuse pärast on tõsiseid muresid tänu mõnedele vihjetele, mis on leitud pärast seda, kui ta jäljetult kadus. 7. juulil, 3 kuud pärast tema kadunuks kuulutamist, sai tema ema Rebecca Sanchez kõne kelleltki, kes oli tema autot märganud, kuid nende antud teave tekitas ainult veelgi rohkem muret Eriku turvalisuse pärast. Nad teavitasid teda, et tema auto oli põletatud enne, kui see avastati aadressil 1224 East Anderson Street Orlandos ning et see viidi minema enne, kui uurijad jõudsid sündmuskohta läbi vaadata. On oletatud, et keegi süütas sõiduki, et hävitada võimalikud tõendid, kuid see on vaid teooria, sest täiendavaid kuriteomärke pole leitud. Tema perekond on pöördunud Marioni maakonna elanike poole, paludes Kriegil, kellel on aimu, mis temaga sel päeval juhtus, võtta viivitamatult ühendust politseiga. Piirkond, kus tema auto leiti, uuriti vihjete leidmiseks, kuid midagi kasulikku ei leitud. Keegi polnud tulekahju põhjust näinud, mistõttu jäi teadmata, kas see oli tahtlikult tehtud või oli autol lihtsalt elektririke, mis põhjustas selle süttimise. Samuti ei ole teada, kas Eric oli tulekahju puhkemise ajal kohal, kas ta lahkus piirkonnast jalgsi või sõidukiga või kas ta viidi teadmata põhjustel tema tahtevastaselt minema. Kõik, kes teavad, miks Eriku auto põletati või soovivad teatada tema nägemisest, peaksid võtma ühendust Marioni maakonna šerifi bürooga numbril 352 73 28 181. Number 9. Pole ebatavaline, et 27-aastane Tina Noreska lahkub aeg-ajalt oma perekodust Lawrencevilles, Georgias, kuid ta on alati 1 või 2 päeva pärast tagasi tulnud. Tema perekonnas sõnul on tema kadumine 1. mail 2025 tekitanud neis suurt muret, kuna sellest ajast peale pole neil õnnestunud temaga ühendust saada. Tema kasuõde Natifa Charles ütles pressikonverentsil, et tema ja ülejäänud Tina perekond ootasid, et ta naaseb kas samal või järgmisel päeval, kuid seda ei juhtunud. Ja nad on tema ohutuse pärast üha rohkem muret tundnud. Ta lahkus majast 1. mai pärastlõunal ning märgati, et tal oli kaasas mõned isiklikud asjad. Ta ei öelnud, kuhu ta läheb või mis tema plaanid on, jättes uurijatele keerulise ülesande välja selgitada, kas ta otsustas omal soovil kodust eemale jääda või juhtus temaga midagi halba. Tema sõbrad ja perekond on korduvalt kinnitanud, et ta ei jätaks kunagi oma 2 last maha ning nad leiavad, et tema pikaajaline kadumine ei ole talle omane. Pärast kadunud isiku juhtumi avamist uurisid uurijad hoolikalt Tina pangakontot ja telefonikõnede andmeid, kuid kummalgi pole olnud mingit aktiivsust alates päevast, mil ta kadus. Seejärel uurisid nad tema sotsiaalmeediakontosid vihjete leidmiseks, kuid ei leidnud midagi ning ka neid pole sellest päevast alates kasutatud. On teada, et ta liikus jalgsi Graysoni maanteele, kuna turvakaamerad jäädvustasid, kuidas ta selles piirkonnas oma telefoniraha eest pandimajja viis. See on jätnud palju küsimusi vastuseta, näiteks miks tal oli raha vaja ja kas ta kavatses piirkonnast lahkuda ning mitte kunagi tagasi tulla, ilma et oleks oma lähedastele sellest teada andnud. Kui Pui perele sellest tehingust teatati, ütlesid nad, et Tina oli varem rääkinud Houstonisse kolimisest ning uurijad on teinud koostööd Lawrenceville'i piirkonna politseinikega juhuks, kui Tinat seal märgatakse. Kuigi see teave neid viitavad, et ta lahkus omal soovil, jääb Tina perekond endiselt veendumatuks. Kuigi ta on ka varem lahkunud, võttis Tina nendel kordadel alati oma lapsed kaasa ning pere kardab, et seekord võis ta sattuda kuriteo ohvriks. Kummalisel kombel ei teatanud tema perekond tema kadumisest kohe. Alles pärast seda, kui ta oli kokku 4 päeva kadunud olnud, otsustas temaga koos elav poissõber võimudega ühendust võtta ning ta pole selgitanud, miks ta nii kaua ootas, enne kui tegutses.
Kuid uurijad on öelnud, et see ei ole tingimata tõend, et mängus oli midagi kuritahtlikku, sest iga kadumisjuhtum erineb järgmisest. Lawrenceville'i ja Houstoni elanikke on palutud Tainat silmas pidada ja teatada, kui teda nähakse. Kui sa tead, kus Tina asub või sul on mingit teavet, mis võiks tema juhtumi lahendamisele kaasa aidata, palutakse sul võtta ühendust Lawrenceville'i politseiosakonnaga numbril 7706 70 5057, viidates juhtumi numbrile 25 50 000 90. Number 13. 26-aastane Ashley Moore on endiselt kadunud, hoolimata tema perekonna ja uurijate parimatest pingutustest teda üles leida. 2025 aastas septembris elas Ashley Hartwellis, Ohios. Teda nähti viimati seal 10. septembri paiku ning sellest ajast alates on tema perekond ja sõbrad muutunud tema heaolu pärast üha murelikumaks, kuna ta lõpetas nendega suhtlemise. Nad pole avalikustanud, miks nad seda usuvad, kuid tema perekond ütles uurijatele, et Ashley võis olla plaaninud reisida Las Vegasesse, kuigi nad ei öelnud, kas ta kavatses sinna jääda püsivalt või oli sellel mõni muu põhjus. Kui ta ei tulnud plaanipäraselt koju tagasi, võttis tema perekond ühendust kõigi inimestega, kellega Ashley oli teadaolevalt aega veetnud, juhuks kui keegi oli teda näinud või teadis tema plaane, kuid nad olid sama šokeeritud kui perekond, kui said teada, et ta on kadunud. Sellest ajast alates on kõik katsed Ashleyga ühendust saada ebaõnnestunud ning on arvatud, et tema telefon on kas välja lülitatud või selle aku on tühjaks saanud. See tähendab, et tema telefoni ei saa tema asukoha jälgimiseks kasutada, mis valmistab uurijatele ja tema lähedastele suurt pettumust. Nad lisasid, et ta võib sõita hõbedase Nissan Sentraga, millele on paigaldatud ajutised numbrimärgid. Nagu sageli kadunud isikute juhtumite puhul, ütlesid tema lähedased, et Ashley ei jää kunagi nii kauaks ühendustest eemale nagu seekord ning nad on mures, et temaga võis midagi juhtuda, kui ta reisis Las Vegasesse. Endiselt pole teada, kas ta reisis üksi või kellegagi koos ning pärast tema kadumisest teatamist pole keegi temast teada andnud ega teda näinud. Viimane inimene, kes Ashleyga rääkis, oli tema vanaema, kes sai temaga ühendust septembris, kuid pole avaldanud, millest nad rääkisid. Tema lähedased on teinud mitmeid üleskutseid oma sotsiaalmeediakontodel, lootuses, et keegi annab tema asukoha kohta teavet, kuid tänaseni pole sellist infot saadud. Nad on sellest ajast alates koostanud flaieri, mis kirjeldab tema kadumisega seotud asjaolusid ning see on postitatud mitmele erinevale sotsiaalmeediaplatvormile koos üleskutsega kõigile, kes on teda näinud, võtta ühendust politseiga. 4 kuud pärast Ashley juhtumi avamist jätkavad uurijad vihjete otsimist selle kohta, kuhu ta võis minna ning nad on lubanud kontrollida kõiki saadud juhtlõngu, et tema perekond saaks lõpuks vastused. Kui sina või keegi sinu tuttavatest märkab Ashleyt, palutakse sul võtta ühendust Cincinnati politseiosakonnaga numbril 513 569 8600. Number 16. On märkimisväärne, kui paljud inimesed kaotavad igal aastal oma elu mõttetu vägivalla tõttu, millega neil polnud mingit pistmist. Just see juhtuski 26-aastase Cole Lapowskiga, kui ta kaotas oma elu 29. juunil 2025 ja tema ründajat ei ole siiani tuvastatud. Ohio osariigis Toledos tuntas politsei, et kõnealusel ööl kutsuti nad Lincolnshire Boulevardi aadressile, kus üks tunnistaja teatas, et keegi oli tulistanud tulirelvast ja vigastanud selle käigus süütut pealtvaatajat. Kui uurijad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Cole'i maas lamamas ning tuvastati, et ta oli saanud ühe lasu pähe. Pärast sündmuskohal esmaabi andmist toimetati Cole kiiresti piirkonna haiglasse ning arstid tegid kõik endast oleneva, et tema elu päästa, kuid kahjuks olid nende pingutused asjatud ja Cole suri. Hiljem selgus, et Cole ja tema kihlatu olid teel koju pärast seda, kui nad olid käinud piirkonna Taco Belli restoranis. Sõites mööda kõnealusest elukohast, tulistas keegi teadmata põhjustel tulirelvast ning Cole sai pihta. Võimud teatasid seejärel, et aadressil, mis on Airbnb, toimus grupp inimesi pidu ning nad usuvad, et 2 või enama osaleja vahel puhkes tüli. Tuli muutus vägivaldseks ja tulistati mitu lasku, mille tagajärjel Cole sai haavata. Naaber teatas, et enne peo algust koputas tema uksele naine, kes teavitas teda, et korraldab samal päeval hiljem naabruskonnas peo.
ta lisas, et mõne tunni jooksul oli kohale tulnud kuni 150 inimest ning tänava liikumine muutus võimatuks, kuna pidu oli laienenud ka teele. Oli selge, et peol osalejad olid palju alkoholi tarbinud, sest politsei tuli hiljem tagasi, et koguda üles mitu mahajäetud mobiiltelefoni. Uurijatele teatati hiljem, et haiglasse saabus veel üks mees pärast seda, kui ta pihta sai ning selgus, et ka tema sai peol vigastada, tõenäoliselt sama ründaja poolt ja ta paranes täielikult. Kuna juhtumi ajal oli kohal nii palju inimesi, pidi keegi peol nägema, kes relvast tulistas. Aga keegi pole välja astunud, kas siis sellepärast, et nad kaitsevad süüdlast või kardavad kättemaksu. Rohkem infot pole saadud ning politsei on palunud kõigil, kes tol ööl peol viibisid või kellel on ründaja kohta infot, endast märku anda, et Cole'i juhtumis saaks õiglus jalule seatud. Pärast rünnakut esitasid Cole'i vanemad õigusvastase surma põhjustamise hagi Jennifer Wolfi Airbnb omaniku vastu. Nad väitsid, et ta ei rakendanud piisavat hoolsust peo korraldamisel ning et ta oli kaudselt vastutav Cole'i elu kaotuse eest. Nad väitsid, et Wolf ei jälginud peo suurust, mis toimus vaid mõne maja kaugusel Cole'i kodust. Lisaks väitsid nad, et ta ei taganud peol osalejate ja ümbritseva kogukonna turvalisust ning usuvad, et neil on õigus $25 miljoni suurusele hüvitisele ja veel $10 miljoni suurusele karistuslikule kahjutasule. Kui tead, kes on vastutav Cole'i surma eest või saad politseile tema juhtumi kohta kasulikku teavet anda, palutakse sul võtta ühendust Crime Stoppersiga numbril 419 255 1111. Numbril 419 255 1111. Number 11. Ebatavaline juhtum hakkas arenema Philadelphias 2025 aasta detsembris, kui puksiirautojuhti rünnati tööülesannete täitmise ajal. Juhtum lõppes sellega, et juht kaotas elu, kuid järgmisel kuul muutus asi veelgi keerulisemaks tänu 2 sarnasele rünnakule, mis aset leidsid. 22. detsembril 2025 töötas 20-aastane David Garcia Morales ettevõttes 448 Towing and Recovery Company ning ta juhtis ettevõtte valget puksiirautot. Tundmatutel põhjustel lähenes keegi puksiirautole ja tulistas tulirelvast, tabades Davidit ning võttes temalt elu. Kui uurijad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Davidi ja tema puksiirauto, kuid David oli veel elus. Ta viidi haiglasse, kus teda raviti, kuid 26. detsembril suri ta saadud vigastustesse. Samal ajal hakkas politsei tema sõiduki ümbruses tõendeid otsima ning leidis turvakaamera salvestise tumesinisest Jeep Grand Cherokee'st, mida juhtis ründaja. Pilt avalikustati ning märgiti, et sõidukil olid kahjustused katuseluugil ja tagumisel aknal. 3 nädalat hiljem toimus järgmine rünnak 25-aastase Aaron Whitfieldi vastu, kes töötas samas puksiirifirmas. Tema ja tema tüdruksõber istusid tema veoautos Bustleton ja Northi tänava nurgal, kui keegi ründas neid tulirelvaga. Valve kaamera salvestis näitas, kuidas hall sedan lähenes veoautole enne, kui keegi autos sees võttis välja tulirelva ja tulistas inimeste pihta. Sõidukid paistsid seejärel kiiresti lahkuvat ning uurijad arvavad, et tegemist oli planeeritud ja koordineeritud rünnakuga. Kõnealune auto leiti lõpuks üles ja uuriti vihjete leidmiseks. Loodetakse, et ründajad jätsid maha oma DNA või sõrmejäljed, mis võiks aidata nende tuvastamisel ja tabamisel. Kahjuks Aaron rünnakust ei pääsenud, kuid tema tüdruksõber, kes sai jalale vigastada, viidi kiiresti haiglasse ning eeldatavasti paraneb ta täielikult. Kuna nii lühikese aja jooksul toimus 2 sarnast rünnakut, uurib politsei, kas need 2 juhtumit võivad olla omavahel seotud. Samuti uuritakse 3. juhtumit 2025. Aasta 23. novembrist, kus rünnati 26-aastast Aaron Smith Simsi. Sel ajal töötas Aaron puksiirautojuhtide vaatlejana. See tähendab, et tema ülesandeks oli teavitada piirkonna puksiirautojuhte toimunud õnnetustest, et nad saaksid kiiresti sündmuskohale abi pakkuma minna. Pärast Aaroni ründamist viidi ta haiglasse ja mõnda aega loodeti, et ta jääb ellu, kuid ta suri 4. jaanuaril 2026. Kõik 3 nende juhtumite ohvrid töötasid samas puksiirifirmas. Ja kuna rünnakud nende vastu olid nii sarnased, on pakutud, et keegi, kellel on selle ettevõtte vastu viha, niib rünnakuid läbi, kuid seda pole veel tõestatud.
politsei on samuti oletanud, et see võib olla osa piirkonnas käimasolevast territooriumisõjast. Varem on Philadelphias puksiirfirmad omavahel tülitsenud selle üle, milliseid piirkondi peaks iga ettevõtte katma. Mõnel juhul on need vaidlused muutunud vägivaldseks. Siiani ei ole ükski tunnistaja välja astunud ning hoolimata leitud turvakaamera salvestisest ei ole ühtegi kahtlusalust tuvastatud. Kõigil, kellel on teavet nende rünnakute kohta, palutakse anda vihje, helistades numbril 215 686 8477. Number 9. Tšiili piirides ja Kagu-Vaikse ookeani piirkonnas asub saar, millel on värvikas ajalugu ning mälestusmärgid, mis seda kinnitavad. Moai, tuntud ka kui lihavõtte saare pead, on saare kõige silmapaistvam tunnus. Need loodi varajaste Rapa Nui inimeste poolt ning 1995 aastal kuulutati need UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ekspertide seas käib endiselt arutelu selle üle, kuidas elanikud oma kodusaarele esmakordselt jõudsid. Sarnaan vaidlus käib selle üle, kuidas nad lõpuks saarelt kadusid. Nii kaua, kui me mäletame, on lihavõtte saare kokkuvarisemist seletatud ühe põhjusega, ökotsiidiga. Ökotsiidi hüpoteesi kasutatakse kõige tuntumalt Rapa Nui puhul ja seda saab isegi kasutada praeguste kliimaolude kirjeldamiseks. Teooria väidab, et ühiskonna kokkuvarisemise põhjuseks oli keskkonna hävitamine, mille nad ise põhjustasid. Mõned eksperdid väidavad, et põhjuseks oli ületarbimine. Metsade raadamine Moai ehitamiseks, liigkasutusest tingitud pinnase erosioon, mis viis näljahädani, sisemised konfliktid, mis põhjustasid sõdu ja sellest tulenevalt, nagu eksperdid väidavad, ühiskonna kokkuvarisemine. Nad ütlesid, et kokkuvarisemise põhjuseks oli ökotsiid. Rapa Nui rahvas hävitas end ise ressursside ammendumise ja liigse tarbimise tõttu. Nüüd seatakse kõik meie teadmised kahtluse alla. Valitsev teooria ei kehti enam, sest veidi üle 6 aja tagasi osutus tehnoloogia taas kasulikuks. 15 selle kauge saare endist elanikku on juba mõnda aega hoitud laborihoidlates, oodates uusi võimalusi, mis aitaksid avada rohkem saladusi ja mõistatusi. Ja nemad olid ideaalsed kandidaadid, et ajalugu nii, nagu me seda tunneme, ümber kirjutada. Üks hiljutistest edusammudest on genoomide järjestamine, mis võimaldab teadlastel DNA kohta rohkem teada saada ning nüüd on seda kasutatud ka selleks, et välja selgitada, mis tegelikult juhtus. Analüüsides 15 elaniku DNA-d ei leidnud eksperdid ühtegi tõendit geneetilisest kitsaskohast, mis viitaks kiirele rahvastiku vähenemisele. Arheoloogiliste andmete ja raadiosüsiniku dateerimise analüüsi kaudu tehti kindlaks, et nagu enamik iidseid rahvaid, alustas Rapa Nui väikese kogukonnana ja kasvas sajandite jooksul pidevalt, hoides elanikkonda 3–4 tuhande inimese vahel. Kogukond kasutas kiviaianduse tehnikat, mis aitas neil vulkaanilist mulda hallata. Aga 1860-aastaks langes nende arv järsku väga kiiresti. Ja mis toimus 1860-ndatel aastatel? Orjus, laienemine läände, natsionalism, alade hõivamine, reformid, veresaunad ja kodusõjad. Neid tegureid uurides ja kasutades teadlaste kogutud andmeid, avastati peagi, et ökotsiid ei olnud kindlasti kokkuvarisemise põhjus. Peruu orjakõdid saabusid sel aastakümnel saarele ja nad võtsid kaasa nii palju Rapa Nui inimesi, kui nende paatidesse mahtus. Kui nad saarelt lahkusid, oli 1/3 kogukonnast kadunud. See polnud kindlasti kokkuvarisemine. Ekspertide sõnul tähendab rahvastiku kokkuvarisemine 80–90% kadu teatud aja jooksul, mitte kohest hävimist. Aga see on ikkagi vaid 1/3 elanikkonnast, kuhu kadus ülejäänud Rapa Nui rahvas. Genoomid paljastasid aga lihavõtte saare elanike kõige paremini hoitud saladuse. Neil oli kokkupuude põlisameeriklastega. Selgus, et enne Kolumbuse saabumist Ameerikasse reisisid lihavõtte saare elanikud üle ookeani Lõuna-Ameerikasse, kus nende geenid segunesid kohalike põliselanike omadega. Kuigi see on hiljutine avastus, ei ole see tegelikult eriti üllatav. Suulised pärimused on juba ammu rääkinud lihavõtte saare ja põlisameeriklaste lugu ning bataadi olemasolu saarel viitas kaubandusele enne eurooplaste saabumist. Kuigi mõned eksperdid ja isegi avalikkus on olnud vastumeelsed loobuma valest narratiivist, on tõendid olemas genoomides ja DNA-s. 9. See algas millegi nii lihtsaga nagu matk.
Kaks sõpra suundusid loodusesse, lootes nautida loodust ja lõõgastuda, kuid selle asemel sattusid nad avastuse peale, mis kummitas neid veel aastakümneid hiljem. Matkareisid ei möödunud pärast seda enam ilma ärevuse ja kartuseta. 2015 aasta 9. jaanuaril sattusid pahaaimamatud matkajad Puerto de Somiedo lähedale, mis on Hispaanias asuv linn, tuntud oma mägiradade ja Somiedo rahvuspargi poolest. Kuid see linn sai tuntuks hoopis teisel põhjusel. Matka ajal komistasid need kaks rändurit millegi otsa, mida nad poleks kunagi osanud oodata. Laib. Hitsaoja kõrval oli tekk, millel oli kahtlane ja amorfne kuju, mis vajas lähemat uurimist. Kui nad lähenesid, veletas neid eemal vastik lõhn, mis pani nad kohaliku politseisse helistama. Politseinikud kogunesid sündmuskohale ja hakkasid kihte eemaldama, paljastades nende alt surnukeha. Surnule, kellel puudus isikut tõendav dokument, anti nimeks Somiedo mees ning ta viidi peagi lahkamiseks surnukuuri. Mehe kehalt puudus üks jalg, mis arvatavasti oli viidud raipesööjate loomade poolt. Samuti selgus, et hoolimata tema väljaulatuvatest roietest, oli ta suurema osa oma elust saanud piisavalt toitu. Tema näokarvad olid hästi hooldatud ja tema nahk näitas, et tema eest oli elu jooksul hästi hoolitsetud. Somiedo mees oli samuti väärarenguga. Tal oli väike pea, pikad jäsemed ja sõrmed, küür seljas ning väliulatuv rinnak. DNA järjestamine näitas kiiresti, et ta põdes kaheksia sündroomi, mis tähendas, et ta ei suutnud iseseisvalt elada ja vajas pidevat hoolt. Järeldati, et arvestades tema seisundit, oli lahkulul tõenäoliselt vähemalt üks hooldaja. Kui tuvastamata isik oli tekki mähitud ja asetatud oja äärde, ei leidnud politsei mingeid kuriteo tunnuseid. Vägivalla, mürgitamise ega muu pahatahtliku tegevuse märke ei olnud. Couttoirst otsustas samuti, et tema enneaegse surma põhjuseks oli südameatakk. Kuigi politsei ei suutnud teda tuvastada, usuti, et tema perekond leitakse kiiresti. KK-sündroom on haruldane ja mehe füüsilised tunnused oleksid kirjelduse korral kergesti äratuntavad. Seetõttu suundusid uurijad lähimasse linna, olles kindlad, et keegi annab endast teada. Kuid kummalisel kombel ei tundnud ükski elanik neile antud kirjeldusi ära. Politsei laiendas otsinguid ka naaberlinnadesse, kuid ikka ei leitud midagi. Ükski tema kirjeldusele vastav inimene ei leidunud ei haiglate andmetes ega üheski hoolekandeasutuses. Isegi kogu omavalitsuse sünniregistrid võeti uurimise alla, samuti otsiti maapiirkondade ämmaemandaid, kes võisid tema sünni juures olla. Aga midagi ei leitud ja küsimus jäi endiselt õhku, kes oli Somiedo mees. 2024 aasta oktoobris tehti juhtumis esimene läbimurre, kuid keegi tegelikult veel ei teadnud seda. See algas kahe isiku, õdede-vendade Enrique ja Enriqueta vahistamismäärusega. Nad pidid ilmuma kohtusse kohustuslikule hindamisele oma puudega venna suhtes, kelle eest nad hoolitsesid. Kuid õed-vennad otsustasid kohtusse ümberhindamisele mitte ilmuda ega toonud ka hooldatavad kohale. Sotsiaalteenistused hakkasid kahtlustama, et midagi kummalist toimub, sest 10 aastat polnud nad puudega mehest, kelle eest hoolitsesid Enrique ja Enriqueta, midagi kuulnud ega teda näinud, kuid nad kogusid tema nimel iga kuu 3000 eurot. Kuid paaril õnnestus võimude eest mitu kuud kõrvale hoida, kuni nad lõpuks 2025 aasta veebruaris ühes hotellis tabati. Kui nad vahi alla võeti, hakkas hargnema häiriv lugu, mis paljastas aastakümneid vana lahendamata juhtumi. Luis Maria J.C., keda kutsuti Luisaks, oli Enrique ja Enriqueta puudega vend, kellest kohtus räägiti. Ta sündis ajuharvatusega, tal olid rasked kataraktid ja ta oli kurt. Üle kuulamiste käigus said uurijad teada, et vend oli juba õiguskaitseorganitele teada, sest 2015 aastal leiti tema surnukeha teki sisse mässituna oja lähedalt. Luis Sin oli Somiedo mees. Õed-vennad jätkasid oma lugu, öeldes, et pärast tema viimase hooldaja surma võtsid nad tema eest hoolitsemise enda peale. Järgmise 10 aasta jooksul andsid sotsiaaltöötajate kontrollid sarnaseid tulemusi. Meest polnud kohal, ta oli ära, ta oli haige või külastas sugulasi. Tegelikult avaldasid õed-vennad, et ta oli järjest haigemaks jäänud, kuid nad ei kutsunud kiirabi, sest kartsid, et teda ei õnnestu päästa, mis tähendaks, et tema surm registreeritakse ja toetused lõpetatakse.
nii nad ootasid, kuni Luisen lõpuks oma haigustesse ja lõpuks nälga suri. Ja siis viisid nad ta metsa, peites tema keha maailma ja valitsuse eest, mis võimaldas neil järgmise 10 jooksul jätkata invaliidsustoetuste saamist. Number 8. Mainitud esimeses Moosese raamatus on üks lugu, mille tegelikkus on vaidlustatud. See on Mahanaimi linn, mis asub Iisraelis Jordaani jõe idakaldal. Just esimeses Moosese raamatus loeme Jaakobi rännakutest, et taas ühineda oma vennaga. Ta jõuab Mahanaimi, mis tema jaoks oli nimetu linn. Siin kohtasid teda Jumala inglid ja kuulutasid, et see on Jumala leer ning nimetasid selle Mahanaimiks, mis tähendab 2 leeri. Sajandeid hiljem palusid Iisraeli suguharud Ruben, Gad ja Manasse, et neile antaks päris osa Jordani jõe idakaldal. Mooses täitis nende palve, kuid tingimusel, et need suguharud aitavad teisi kaananlaste vastu võidelda ja nad tegidki täpselt nii. See piirkond anti neile seejärel päris osaks, kuid Kaanani vallutamise järel anti Jumala käsul mitmed linnad, sealhulgas Mahanaim leviitidele. Sellel omapärasel linnal on veel mitmeid teisi lugusid, mis ulatuvad läbi sajandite. Kuid küsimus jääb, kus see asub? 2025 aasta jaanuaris teatasid 2 juhtivat Iisraeli teadlast selle mõistatuse kohta põnevast arengust, millele nad jõudsid vaid 2 kuud varem. Jordaanias asuva mäetibu arheoloogilisel leiukohal on laiali kiviplokid, mida kaunistavad kunstilised lõvide ja pidusöökide stseenid. Tõendid iidse Iisraeli palee kohta, mis võis seal seista umbes 2800 aastat tagasi. Monumentaalse arhitektuuri olemasolu, mis pärineb 8. sajandi e-kristende algusest, võib olla tõend Iisraeli laienemisest, viidates sellele, et palee oli osa Iisraeli kuningriigist ning Mahanaimi linn kuulus selle piiridesse. Hiibli tekstid viitavad sellele, et linn asus Penueli kõrval, mida teadlased usuvad olevat tänapäeva Tel al-Dahab ash-Sharqi. Seda teooriat toetab piibellik viide templile Penuelis ning näib, et selline tempel ongi leitud Tel al-Dahab ash-Sharqi alalt. Nende varemete avastamist ei kasutata siiski tõendina piibli ajaloolisuse ega sealsete lugude kinnitamiseks. Kuid mingil põhjusel ei kasutata nende varemete avastamist tõendina piibli ajaloolisuse kinnitamiseks. Selle asemel ütlevad teadlased, et see on tunnistus iisraellaste kohalolust Transjordaanias, mis võib aidata uurijatel mõista, miks sellised piibellikud sündmused on paigutatud just sellesse piirkonda. 7. Sage Smith, keda kasvatas tema isapoolne vanaema Charlottesvilles, Virginias, elas üle raske lapsepõlve, mida mõjutasid vanemate lahkuminek ja aeg kasuperesüsteemis, kus ta pidi taluma kiusamist. Vaatamata sellele oli Sage karismaatiline ja kavatses saada juuksuriks, astudes 2012 aasta alguses kosmeetikakooli, pärast seda, kui ta kolis korterisse Harris Streetil. 2012 aasta 20. novembril ütles 19-aastane Sage oma toakaaslasele, et läheb kell 17:40 kohtingule ja tuleb hiljem tagasi. Järgmisel päeval oli ta kadunud. Kõned läksid kõne postkasti ja teda nägi viimati väidetavalt tema kasuõde Main Streetil umbes kell 18:30. Tema toakaaslased andsid temast kadumisest teada 22. novembril. Politsei otsis läbi Harris Streeti ja Virginia ülikooli, kuid tulemusteta, märkides, et tema telefon oli ebatavaliselt välja lülitatud ning kuulutas ta ohus olevaks, kahtlustades kuritegu. Uurijad avastasid, et Sage'i viimane teadaolev kontakt oli Eric McFadden, kellega ta plaanis kohtuda Amtraki jaama lähedal. Nad olid salajas sõnumeid vahetanud ja kohtunud, kusjuures McFadden olevat maksnud Sage'ile, et hoida nende suhet oma partneri nimega Esther Avini eest saladuses. 2 päeva pärast Sage'i kadumist teatas Esther McFaddeni kadumisest. Päev hiljem helistas McFadden Esterile ja palus raha ning võttis seejärel ühendust politseiga, kui sai teada, et nad tahavad temaga rääkida. Ta eitas Sage'iga kohtumist või tema asukoha teadmist, katkestas seejärel kontakti ja kadus silmapiirilt ning jäi kadunuks kuni hiljutise ajani. Üle 10 aasta jäid mõlemad kadumised lahendamata. Kuid 2025 aasta oktoobris leidis politsei McFaddeni Los Angelesest pärast seda, kui ta üritas seaduslikult oma nime muuta. Uurijad küsitlesid teda, kuid üksikasjad jäävad hetkel konfidentsiaalseks.
Saatchi leidmisel pole edusamme tehtud, kuid politsei on juhtumi uuendanud, lisades sinna määratluse tõenäoline tapmine, ilmselt uue teabe põhjal või McFadeni 2012 aasta avalduse tõttu, et Saatchil olid vaenlased. Number 6. Veel üks piibliajastu mõistatus on seaduse laegas, element, mida on juba ammu mainitud laienevas mõistatuste nimekirjas. Kus-sion? Mis sion? Küsimused püsivad endiselt. Piibli järgi on olemas kaunistatud kullatud puidust laegas, mis on loodud selleks, et hoida üht olulist osa, mis paneb ülejäänud piibliloo liikuma. Laegas tehti selleks, et hoida Moosesele antud seaduse tahvleid. Väidetavalt asub laegas kõige pühamas paigas koos Jeruusalemma iidse templi telgiga. Ja öeldakse, et 10 käsu tahvlid on siiani selle sees olemas. Kuid taas seisame silmitsi ühe suure küsimusega. Kus-sion? Kui uskuda viimaseid arenguid, siis näib, et lepingulaeka mõistatus on lahendusele ühe sammu võrra lähemale jõudnud. Viimase avastuse keskmes on piibli linn Siilo, mida lepingulaeka aruteludes harva mainitakse. Enne Jeruusalemma templite ehitamist seisis Siilos tempel. See on muistne Samaaria linn, mis eelnes Jeruusalemma hoonetele ligi 400 aastat. See on väga pikk aeg, kui arvestada 10 käsu ja kummagi linna rajamise ajajoont. Siilo oli väga tähtis paik. Just seal rajati altarid, mis võimaldasid ohverdusi ja jumalateenistusi, nagu pühas kirjas on kirjas. Kogu selle aja jooksul mõtlesid paljud inimesed, kas nad tõesti usuvad, et Siilo eksisteeris. Kuid see linn oli üks vähestest, mida oli lihtne tuvastada. Seal oleks tempel, altarid ja ohvrite jäänused ning just needsamad elemendid kaevati ootamatult välja 2023 aastal. Ajaleht Jerusalem Post avaldas loo uskumatust avastusest, mis on ajaloolased täiesti hämmastunuks jätnud. Arheoloogilised väljakaevamised toimusid piirkonnas, mida peetakse kunagise Siilo linna asupaigaks. Kiht-kihi haaval paljastas maa üha rohkem tunnuseid, mis toetasid kasvavat teooriat. Kui nad hakkasid tolmu ära pühkima, mõtlesid eksperdid, kas nad olid just avastanud selle kultuskompleksi, mis kunagi asus Siilos. Kui meeskond töötas kivist ehitise varemete tuvastamise kallal, jõudsid nad peagi jahmatava arusaamani. Selle ehitise mõõtmed vastavad kirjandusele, paigutusele ja mõõtmetele, mis on omistatud ilmutustelgile, kus arvatakse olevat hoitud seaduse laegast. Seadus selegas sisaldab elukirjalikke reegleid, avastus, mis võiks muuta kogu maailma. Eksperdid selgitasid, et hoone on suunatud idast läände ja jagatud 2:1 suhtes, nagu pühakirjas kirjeldatud. Teadlased dokumenteerisid ka suure siseseina, mis jagas ruumi 2 osaks, peegeldades pühamu ja kõige pühama paiga jaotust teises Moosese raamatus. Teooriad toetavad üle 100 000 loomaluud, sealhulgas tõenäoliselt ohverdatud lammaste, kitsede ja veiste luid. Seda ei saa pidada juhuseks. Oli täiesti selge, et tegemist oli rituaalsete ohverduste paigaga ning selle mõõtmed vastasid ilmutustelgi omadele. Aga eluasemest puudus seaduse lajas, mis on siiani oma saladusi maailma eest varjanud. Number vets. 1988 aasta detsembris teatas 20-aastane naine DeKalbi maakonna politseile vägivaldsest rünnakust. 30. detsembril, kui ta lukustas oma Stone Mountaini korterit, sundis suusamaskis ja noaga mees ta korterikompleksi eraldatud põõsastiku kalale. Ründaja ähvardas ta tappa ja põgenes seejärel. Ohver leidis abi ja tema poiss-sõber viis ta DKBD-sse, seejärel Grady Memorial Hospitalisse, kus koguti DNA-d. Kuid 1988 aastal ei olnud DNA testimise tehnoloogia saadaval, seega tõendid hoiustati Georgia uurimisbüroos. Üle 3 aastakümne hiljem, 2019. aasta juunis, avati juhtum uuesti ja DNA-d testiti Justiitsministeeriumi abiga. Tõendid kattesid seejärel Reginald Caldwelliga, kes oli siis 58-aastane ja elas kuriteo toimepanemise ajal DeKalbi maakonnas. Pärast täiendavat uurimist, ülekuulamisi ja tunnististi mõisteti Caldwell 20. mail 2025 süüdi inimröövis, kallaletungis ja raskendatud kehavigastuse tekitamises, saades 2 järjestikust eluaegset vanglakaristust ning lisaks 20 aastat. Number 4.
üks California mees pani oma koerale rihma peale ja alustas nende igapäevast jalutuskäiku Trinidadi sadama rannal. Ta ei teadnud seda siis, kuid mõni hetk hiljem võttis ta ühendust Fortuna politseiosakonnaga, olles teinud jahmatava avastuse. Kohale saabunud politseinikud suundusid Trinidad Headi poole, mis on sadamas asuv kaljune moodustis. Mees osutas osalisele koljule, mis vaatas neile alt üles vastu. 1993. aasta veebruaris korjasid politseinikud killu üles ja andsid selle üle Humboldti maakonna šerifi büroole. Seejärel koostati koljulust rutiinne DNA profiil ja sisestati see nii riikliku tuvastamata isikute DNA registrisse kui ka California kadunud isikute DNA andmebaasi. Profiili võrreldi mitmete kadunud inimeste ja teiste inimjäänustega, kuid kild ei paistnud ühegi teadaoleva isikuga sobivat. Sealt edasi sisestati juhtumi andmed NAMUSi süsteemi juhtuminumbri UB55274 all ja sellega asi piirduski. Midagi rohkemat polnud võimalik teha, vähemalt tol hetkel mitte. Lõpuks unustas maailm 1993 aasta California kolba, mis kuulus nüüdseks tuvastamata inimjäänuste juhtumite kuhjunud hulka. Kuid 2024 aastal sai see aastakümneid vana mõistatus uut lootust. Kui Ameerika Ühendriikide esindaja Jared Huffman eraldas rahastuse, et lahendada kuhjunud juhtumid ja võimaldada Humboldti maakonna šerifi bürool läbi viia uuendatud uurimisi ja DNA-teste. HCSC sai nüüd esitada tõendid Athrami laborisse Woodlandsis, Texases. 1993. aasta koljutükk sai teadlaste tähelepanu keskpunktiks, kuna nüüd oli võimalik sellest DNA-d eraldada, kasutades kohtuekspertiisi tasemel genoomi järjestamist. Nende pingutuste tulemusena tekkis tundmatu naise põhjalik profiil, mis lõi aluse geneetilise genealoogia uurimiseks, et tuvastada säilmetu omanik. Mõni kuu hiljem tõi teine suur läbimurre selle isiku tõelise identiteedi päevavalgele. Kolju osutus Kate Josephine Medini o Max. Ta oli kantud mitmesse kadunud isikute andmebaasi. 1987 aasta 3. augustil saabus mees nimega Nicholas oma Trinity maakonna koju ja alastas, et tema 48-aastane naine on kadunud. Tema käekott, prillid ja auto olid kõik endiselt kohal, kuid teda ennast polnud. Nicholas teatas tema kadumisest, mis tõi kaasa suure vabatahtliku otsingu keerulisel maastikul, mis ümbritses nende kodu. Kuid temast ei leitud ühtegi jälge enne 1993 aastat. Nicolase naine oli Kay Met, kooliõpetaja, ning tema ülemuse sõlul, kes oli üks viimaseid inimesi, kes teda töölt lahkudes nägi, oli ta väidetavalt heas tujus inimene. Trinity maakonna šerifi büroo oli Kay kadumisse märkinud kahtlaseks, kuid ei suutnud leida ühtegi tõendit kuritegeliku tegevuse kohta ega vihjeid tema asukoha kohta. Kui ka ta on üles leitud, jääb juhtumi ümber siiski saladus hõljuma. Ametnikud ei suuda kindlaks teha, mis põhjustas tema enneaegse lõpu, kas see oli lihtsalt õnnetus või oli siin mängus midagi palju kurjemat. Kolmas. Gemini Madeline Posey, 21-aastane Spirit Lake'i hõimust, elas 2024 aasta alguses Põhja-Dakotas Fort Tottenis koos oma poissõbra D'Angelo Hunti ja nende 7-kuuse beebiga. 3. jaanuaril 2024 kolis ta lühikeseks ajaks tagasi oma ema koju Devils Lake'i, enne kui naasis Fort Tottenisse. 4 päeva hiljem, 7. jaanuaril, nägi Hunt Geminit viimati, kui ta lahkus nende korterist, väites, et sõber tuleb talle järele. 11. jaanuaril esitati kadunud isiku kohta avaldus. Esialgne uurimine jäi seisma, kuna vihjeid polnud. Hiljem arreteeriti Hunt ja talle esitati süüdistus teise astme tapmises oma venna Iisaku surma eest, kelle säilmed leiti 2025 aasta novembris Spirit Lake'i reservaadist. Iisak oli kadunud alates 2024 aasta märtsist. See avastus viis selleni, et Huntist sai Gemini juhtumi kahtlusalune. 2025 aasta detsembris esitas föderaalne suuržürii Huntile ametlikult süüdistuse Gemini oletatava surmaga seoses, süüdistades teda tahtlikus tapmises ja rünnakus. Gemini on siiani kadunud ja tema keha pole kunagi leitud. Number 2. Praegu käib suur vaidlus, mis on ajaloolaste kogukonna lõhestanud. Üks pool otsib tõendeid, teine aga jahtib oletusi. Ja kõik see keerleb Giza püramiidide saladuste ümber.
tulisemad vaidlused said alguse 2025 aasta märtsis, kui tehti üsna kummaline ja eksitav teade. Püramiidi alt leiti linn. Itaalia ja Šotimaa teadlased väitsid, et nad kasutasid uut radaritehnoloogiat nimega sünteetilise apertuuriga radar, mis ühendab satelliidiradari andmed loodusliku seismilise aktiivsuse pisikeste vibratsioonidega. Radar lõi 3-mõõtmelise kujutise sellest, mida teadlased usuvad olevat kunagise linna jäänused, mis on peidetud kuningas Khafre püramiidi alla. Just selle töö tulemusena leiti püramiidide alt 8 vertikaalset struktuuri, mis ulatuvad umbes 640 meetri sügavusele. Iga šahti ümber on väidetavalt spiraalsed käigud, mis on ühendatud 280 meetrise kuubikujulise struktuuriga, viidates eraldi ruumide olemasolule. Teadlased on samuti teatanud, et 5 mitmetasandilist struktuuri on ühendatud mitmete käikudega, mida on arheoloogide ja ajaloolaste eest aastakümneid saladuses hoitud. Selle uue avaldusega oli skeptitsism vältimatu. Mitmed eksperdid on tõstatanud tõsiseid küsimusi tehnoloogia kohta, mida kasutati nende ohtlike väidete esitamiseks, mis võiksid lõppkokkuvõttes muuta ajalugu nii, nagu me seda tunneme. Kuid vastuseis polnud piisav, et seda kirglikku meeskonda heidutada ning nad jätkasid oma uurimistööd püramiidi all olevate ühendatud sisemiste struktuuride kohta. Mõni kuu hiljem tasus väsimatu tõeotsing end taas ära, kui meeskond teatas veel ühest uskumatust avastusest. Teine linn, maa-alune omavahel ühendatud struktuur, oli leitud Menkaura püramiidi alt. Trepid, veetorud ja vertikaalsed šahtid ilmusid nende radariseadmetel 3-mõõtmelisena nähtavale. Nad usuvad, et see mitmetasandiline kompleks võib isegi sisaldada legendaarset arhiivide saali, mida sageli mainitakse pärimustes. Väidetavalt on arhiivide saal iidne Egiptuse raamatukogu, mis võib universumi saladused avada, kui see kunagi leitakse. Mõlema peidetud linna olemasolu viitab tohutule maa-alusele kompleksile, kuid seda väidet peetakse liialdatuks või tõendamata. Lisaks väidetele 2 maa-aluse linna kohta püramiidide all, kinnitas meeskond ka, et Giza kompleks on 38 000 aastat vana, mitte 4500 nagu arvatakse. Esimene koht. Peaaegu 5 aastakümmet tagasi leiti midagi pahaendelist, mis ulatus välja taimestikust põllul Ameerika Ühendriikide maantee 79 lähedal, vaid mõne miili kaugusel Mariannast. See oli 13. jaanuar 1977, kui põllud leiti tundmatu isiku säilmed. Arkansase osariigi politsei kriminaaluurimisosakond saadeti juhtumit uurima. Uurijad kogusid säilmed ja andsid need üle Arkansase osariigi krimilabori kohtuarsti büroole. Avastus tehti muidugi ajal, mil DNA testimine oli alles algusjärgus. Jäänuste kuuluvuse tuvastamine ebaõnnestus ning ka surmapõhjus jäi saladuseks. Selleks ajaks oli vanemate poolt toime pandud röövimisi juba 10 000, samal ajal kui võõraste poolt toime pandud röövimisi oli vaid paarisaja ringis. Juhtumeid oli liiga palju, et jäänuseid oleks saanud seostada vaid ühe inimesega, eriti kui neid polnudki algselt kadunuks kuulutatud. Lee maakonnas surnukeha, nagu neid jäänuseid hakati kutsuma, jäi varju Oklahoma tüdrukskautide mõrvade ja tuntud Simone Rittengeri kadumise juhtumi kõrval. Põllult leitud jäänused polnud tol ajal kõrge prioriteediga ja need ei saanud selleks ka järgmise 48 aasta jooksul. 2024 aasta märtsis sorteeris ASB külmade juhtumite üksus läbi kõik selle perioodi lahendamata juhtumid, keskendudes järgmisena Lee maakonnas leitud jäänustele. ASCLI abiga suutsid uurijad toimetada jäänused Aframi laborisse, kus eralabor arendas ja täiustas DNA analüüsi ning kohtugenealoogia meetodeid. Just tänu nendele täiustatud jõupingutustele suudeti lõpuks anda nimi luudele, mis olid viimased 5 aastakümmet tõendite toas seisnud. 10. juunil 2025 avaldas Athram raporti, milles tuvastati mees, kelle säilmetega oli tegu. Tema nimi oli Charles Howard Wallace. Edasise uurimise käigus õnnestus leida 2 võimalikku sugulast, kes elasid Tennessee osariigis. Juulis koguti neilt DNA proovid ja võrreldi neid Chance'i omadega. Septembriks oli kõik täielikult kinnitatud, isik tuvastati kindlalt. Need olid 21-aastase noormehe säilmed, kes näis olevat kaotanud kontakti perega 1974 aasta sügisel.
sugulased nägi teda viimati Memphises, Tennessee osariigis, kui ta oli hilistes teismeaastates ja otsis ravi üleminekukodus kesklinna piirkonnas. Kuigi meil on nüüd mõningane ülevaade Lee maakonnas surnukehast, on siiski elemente, mis jäävad endiselt saladuseks. Esiteks ei suuda võimud kuidagi välja selgitada tema enneaegse surma põhjust ega seda, kuidas ta sattus üksi sellele põllule, jäädes kõigile märkamatuks peaaegu 50 aastaks. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida kanaleid ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Mina olen Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.